Oi, nagu punkrisse oleks sattunud. Õige, ma olengi punkris. Ja, see seletab nii mõndagi. Väga organiseerisin küünlad veidi ringi, nüüd on mind näha ka. Enne mul oli paar tükki selja taga. Siis mind ei olnud üldse näha. Nagu filmivõtteplatsile oleks vale valgus pandud. No, siuke pull. No ikka päris hea. On teinekord rohkem küünel võtma. Järgmiseks korraks parandan ennast. Ka aeg-ajalt küsitakse, et miks ma filmivõtetel käin või miks ma esinen igal pool ja või peaaegu igal pool. Päris igal pool ei ole, tegelikult on võimalik nagu rohkem. Ma ise tunnen, et ma peaaegu ei teegi midagi. Nagu kui ära jagada nagu kõik rollid ja asjad, mis ma nagu teinud olen, siis statistiliselt saaks ühe rolli 10 päeva kohta. Siis mul endal on siuke tunne, et 9 päeva on veel tühjad, et ruumi on nagu küllalt. Kuigi näiteks 10 aasta jooksul teeb see umbes mingi 500 videoesinemist. Nagu umbes midagi sellist umbkaudu. Aga statistiliselt ei ole niimoodi, et nädalas on just üks roll kindlasti. Mõni nädal ei olegi rolli ja mõnel nädalal on kõikidel päevadel roll mingisugune kusagil. See on siuke hästi lõbus tegevus, et filmivõttel on alati üli siuke mõnus, positiivne seltskond ja seal on kogu aeg siuke mingid asjad, mida saab teha. Sõltub rollist muidugi, kui ma pean lihtsalt istuma või tausta mängima, siis ma saan ainult istuda ja teha mingeid oma tegevusi. Pausi ajal kellegagi juttu ajada ja see on ka hea. Et muidu jääb kaader tühjaks, kui kaadrit taga kedagi ei tee nagu mingid tänaval kõndimisi ja muud sellist. Et iga viimane kui üks inimene, kes on filmis, ekraanil, on sinna pandud. Et kui tänaval kõndijad on tänaval, siis need on tegelikult kõik viimseni on taustanäitlejad, kes on sinna määratud ja kokku pandud, eelnevalt komplekteeritud, et ükski stseen ei ole nagu kuskil suvalisel tänaval, vaid kõik on nagu suletud territooriumil ja ongi päriselt nagu see kokku pandud seltskond, isegi publik. Et kui on näiteks filmis stseen kontserdist, siis see ei ole filmitud päris kontserdil, vaid see on näitlejatest komplekteeritud. Et osad rollid on hästi väiksed, osad on hästi suured. Aga mida suurem, seda huvitavam, nagu peaosa tegemine. Kui ma suletud uste taga tegin peaosa, siis see tuli juba juppega tagasi välja. See oli üks väljakutsuvamaid ja mahukamaid asju, et teksti oli päris palju. 42 lehekülge, mida öelda. Et filmi puhul on muidugi see, et kogu tekst ei pea korraga peas olema. Et 2 korda ma olen teinud peaosa niimoodi, et ma saan teksti esimest korda kätte alles platsile jõudes. Ma pole enne teksti näinud ka, rääkimata selle selgeks õppimisest. Aga need olid väiksemad, et BFM-iga sai tehtud koolitudengitega. Ja siis mis ma siis tegin? Igal kaadrit valmistati ette ja igas kaadris on mingi paar lauset teksti jäänud, seda pole üldse palju. Et siis vastava kaadri teksti õppisin ette valmistuse ajal ära ja sai täiesti sujuvalt ära filmitud, mingit küsimust. Pole midagi hullu. Muidugi parem on, kui tekst on enne selge, aga saab ka nii, et võib koha peal kätte saada. Kuigi ma ei soovita seda mitte kellelegi, et tekst õppimata jätta. Lootes, et koha peal on aega. Et äärmisel juhul saab seda teha, et kui on vaja, saab nagu
koha peal selgeks õppida, aga parem on, kui see on selge juba eelnevalt, et see annab palju juurde. Ja eriti tore on nagu, kui ise filmi teha, näiteks nagu me teeme harrastusnäitlejatega, teeme filmi Õiglus ja Õiglus 2. Ja siis, mis me veel teeme, on Rikutud hing, Viirus. Et kui me ise teeme filmi ja ise oleme see seltskond, kes selle asja kõik kokku paneb, siis on see tegevus veel lõbusam, et saab kõiksuguseid muid asju ka teha, nagu efekte, eriefekte välja mõelda, teostada, et nikerdada kõikvõimalikke rekvisiite ja asju, mida on võttel vaja, ja näiteks Molotovi kokteile või panna mingisugune maha jätud maja põlema filmi kaadri jaoks niimoodi, et maja maha ei põlegi tegelikult. Aga me tegime niimoodi, et me saime betoon maha jätud maja mingisugune täiesti kuskil võsas, aga täiesti betoonist maja. Nii et seal ei ole mitte ühtegi põlevat komponenti, on kivist seinad ja betoonist laed ja mingeid puittetaile ega mitte midagi kuskil ei ole. Siis saime tulekahju efekti niimoodi, et ma kallasin põrandale veits bensiini laiali, nii umbes 5 liitrit korraga, sõltub. Tegelikult seda tuleb arvestada. Mitte mingil juhul ei tasu seda järgi tegema hakata kuskil. Aga see efekt töötas. Tormitikuga sai selle põlema visata. Ma ise olin majas sees, samal ajal nagu nurga taga kõigitasin madalal, sest muidu tuba läheb tossu täis, aga toss hakkab tulema laest allapoole. Et see oli üks karvasemaid stseene, mida sai teha, aga tehtud sai. Ja mingi kord meil oli vaja kuuliauku teha, siis sellest ma tegin video ka, see on siin allpool, kuskil siin allpool olemas. Et ma nikerdasin kuuliaugu simulaatori, mis pritsib verd välja. Et võtsin ühe tühja tulekustuti, mis mul oli enne ümber tehtud, et seda sai jalgrattapumbaga täis pumbata. Ma panin sinna autoventiili külge ja siis autoventiili külge sobib jalgrattapump ja siis sellega saab selle survesse pumbata. Ja kui tulekustutit vajutada, siis ta puhub kogu õhu sisuliselt suht kiiresti välja. Lisaks seal on manomeeter ka küljes, et saab vaadata, palju tal survet on. Ja sinna läks otsa 2-meetrine voolik. Selline umbes 15-16 millimeetrit, 17 millimeetrit, 18 millimeetrit. No ütleme minu näpu suurune. Nii umbes veidi väiksem kui kaliiber 12. Aga selline läbipaistev voolik, mille ühte otsa sai pime korgi ja teise otsa pneumaatilise liitmikuga tulekustuti. Tulekustutile andis pneumaatiline liitmik otsa keerata sinna, kus see tulekustutusvärk välja tuleb, et seal keermed läksid pneumaatiliste liitmike keermetega kokku. Ja siis liitmikuga sai selle vooliku sinna külge ja voolikusse panime ketšupi. Sai teipida selle vooliku U-kujuliselt kuulisaava näitleja külge riiete alla, nii et see kadus sinna ära. Lõbus nikerdamine. Sellest seadmest ma tegin erivideo nagu. Nikerdasin välja. Siis mingi aeg ma mõtlesin, kuidas plahvatusefekte teha. Plaanisin nagu, seda ma ei jõudnud muidugi lõpuni arendada, aga mingi aeg ma mõtlen ka selle välja. Et näiteks gaasiballooni purustaja või midagi sellist kokku nikerdada. Et kui nagu, ja et ma ise tehes filmin, siis kõik tööd tuleb sisuliselt ise ära teha, et meil ei ole seal mitte kedagi teist peale ise endi harrastusnäitlejaid ja kaamerainimesi, kes on ka harrastajad ja Õigluses ja Õiglus 2 on ka see, et kõik ise mõtleme välja ja Toomas Aarjalt on stsenaarium ja osa tegevusi ja asju mõeldakse ka koha peal välja. Et mingisugune selline ruum on ka, et see loksutab päris palju paika, et seda on palju põnevam teha, kui pole mingit täpselt paika määratud asja, et kõnni siit siia. Et see on nagu, no see on ka, aga
kindlasti saab huvitavas seltskonnas olla, aga kui ise teha, siis on kõvasti lootust rohkem, et saab ise käed küljes midagi nikerdada, kaskadööritrikke teha ja igasugust sükest pulli. Et no ja filmis saab muidugi teha ka kõiki stseene, mida päriselt nagu ei kannatagi teha. Et meil filmis on, igas filmis on nagu oma universum, milles see film toimib. Et iga filmi stsenaarium näeb ette selle universumi, mis seal filmis on. Et õigluses on õigluse universum ja rikutud hing viiruses on rikutud hing viiruse universum. Et seal on nagu omad reeglid ja omad tegemised ja omad asjad, mis siin üldse isegi ei kehti. Et film on nagu lavastus ju, nagu teater, nagu lava. Ainult veidi teistsugune, et ta teatris lavale näitlejad käivad, teevad oma asjad ära ja lahkuvad lavalt. Etendus on nagu kadunud. See kõik on läinud, toimunud, olnud. Aga filmis jäävad näitlejad igavesti sinna filmi, mis nad tegid ja mis nad mängisid. Ja see lava jääb igavesti edasi elama. No, kes pärast vaatab DVD-lt või kes pärast vaatab kinos või tuleb seanssi järel. Ja see tegevus on nagu igavene. Aga teatris, no, kui etendust ei ole üles filmitud, siis see etendus nagu kaob ja iga etendus on teatud määral erinev. Et etendus nagu ei ela igavesti. Film seevastu küll, teoreetiliselt. Et mingis mõttes film on nagu igavene elu. Ma jäängi mõtlema aeg-ajalt, et mis asi see igavene elu on, et kas see on mingi päris asi, kas see on peale surma või. Aga tegelikult on see nagu kultuuripärand, et kui ma mängin igasuguseid osasid ja loon kunsti ja iga kunstniku looming on tema igavene elu, et ta elab selles, see looming elab igavesti nagu, ja selle läbi elab kunstnik ka igavesti. Sama on kirjanikega. Kirjanike raamatud elavad igavesti, kirjanik elab neis igavesti. Sama on filosoofidega. Nende filosoofia on üles täheldatud, üles kirjutatud, üles lindistatud, mis iganes. Ja see ongi see pärand, see igavene elu, mis nad endast oma eluajal loovad. Ja see jääb peale neid elama. Nagu Nietzsche on küll surnud isikuna, aga tema filosoofia elab igavesti. Charlie Chaplin elab oma filmides tänase päevani. Buster Keaton elab oma filmides tänase päevani ja igavesti. Et see on see tema pärand ja see ongi see elu, mis peale surma jääb temast järgi. Et see on nagu minu arvamus ja tõlgendus igavesest elust. Neid näiteid võiks nagu lõpmatuseni tuua. Mis see lisaks? No. James Bondid elavad oma filmides igavesti. Sean Connery näiteks. Aga noh, ma arvan, et see point oli suht selge võib-olla. Kommenteerige, kui aru ei saanud, et ma võin täiendava video teha. Aga sellest teemast mõelda on nagu päris hea, päris lahe. Filmivõtetel on alati mingisugune meeldiv ja filosoofiline seltskond ka tihti peale. Mõnikord saab ka ise juurde mõelda ja ise kaasa mõelda, et nagu suurem roll, siis saab seda rolli ehitada ja nagu seda arendada, sest iga näitleja mängib mingi oma osa sinna sisse, et igal inimesel on nagu erinev kogemuste pagas ja erinevad kogemused, et siis
annavad nagu erineva panuse filmi. Kui on selline tekstiga ja tekstirolliga töötamise võimalus olemas, siis saab seda kõvasti arendada, et mõnikord ma olen ise ka lisanud päris palju iseendast nagu juurde, et eriti siis, kui ei pea olema tekst sõna-sõnalt peas, et ma pean mitte ei pea sõna-sõnalt seda teksti ütlema, mis ette oli kirjutatud, vaid näiteks, et ma võin sellel oma sõnadega või lisada niimoodi midagi, et mõte jääb samaks. Tegevus toimub. Mõnes rollis mul ei olegi teksti, aga ma olen ise teksti välja mõelnud. Keegi vastuväiteid ei esitanud sellele, et see läks ka sisse. Ja no, alguse poole oli neid rolle vähe, et sai mingi tausta peal kõnditud ja istutud ja publikut mängitud ja stuudiopublikut mängitud ja nii edasi. Aga järjest rohkem, mida rohkem kogemusi, seda rohkem tuleb neid rolle ja asju ka juurde. Et viimasel ajal on see ikka päris tihe, et mõnikord mul on 2 rolli päevas. Aga siis jälle on mingi aeg mitu päeva jälle tühjad ja sõltub täiesti. Kunagi ei tea, millal mingi roll ette tuleb või millal mõni kandidatuur vastatakse ja milline ei vastata. Et suur osa on ka teadmatust, aga kuna ma seda nii kaua olen teinud, siis olen sellega ka harjunud, et see on selline tavaline ebakindlustsoon.